tere jälle! Täna on mul siin selline pisike e-sigaret, selle nimi on AirScream ja see on väga tõhus ja väga toimiv alternatiiv tavalisele suitsule. Et meie siin Nicorexi kontoris oleme erinevatelt tootjatelt sarnaseid juba saanud. Me oleme neid kõiki proovinud, kuid alati jäi midagi puudu. Aga nüüd selle AirScreamiga tundub, et asjaga pandi täppi. Ja sellega pandi nii täppi, et nii kui see e-sigaret meile lattu jõudis, peaaegu kõik meie kontoritöötajad ostsid selle endale ja kaasa arvatud ka mina. Ja kõige suurem pluss ongi see, et ta on lihtsalt nii lihtne ja nii kergesti kasutatav, kui üldse võimalik saab olla. Ja just seesama lihtsus teeb sellest e-sigaretist sellise sissejuhatava e-sigareti kõikidele nendele, kes pole siiamaani proovinud ja kes siiamaani veel suitsetavad. Mõni suitsetaja, kes siiamaani on küll e-sigareti näinud, kuid ikka mõelnud, et ei taha sellega alustada, tundub keeruline, peab vedelikku ostma ja küttekeha vahetama ja vatte reguleerima. Siis nüüd ongi see AirScream selline hea algus, kus sisuliselt ei pea mitte midagi teadma, mitte midagi tegema, lihtsalt padruneid vahetama ja tõmbama. Tegu on siis kapsel ehk padrun e-sigaretiga. Siin sees on padrun. Kui padrun saab tühjaks, võtta välja, pane uus peale ja veebi edasi. Nii lihtne see ongi, mingisugused nuppe, ekraane, reguleerimist mitte midagi ei ole. Ja padrunsüsteemi üheks suureks plussiks on see, et isegi küttekeha ei pea vahetama, sest padrun ongi juba küttekeha, ehk siis kui saab tühjaks, panete uue padruni sisse, siis on automaatselt olemas ka uus küttekeha ja niimoodi on alati veipimine 95% vähem kahjulikum kui tavaline tubakas. Ja loomulikult see e-sigaret sobib ka väga paljudele juba kogenud kasutajatele, vanadele kaladele. Ka mina ostsin selle, sest see on lihtsalt mõnus ja pisike, seda on väga lihtne kaasa võtta, see ei kaalu peaaegu midagi. Padruneid on siis siin 3 sorti, üks on Virginia, üks on Ice ja 3 on Ocean. Ocean on siis sellise rikkaliku aromaatse tubaka maitsega ja Ice on selline karge, mahe ja selline mõnus tubakas ning Virginia on Virginia, ma arvan, et seda teavad juba paljud, see on e-vedeliku klassika. See on selline puhas, mõnus tubakas. Kõik need padrunid sisaldavad siis nii tavalist e-vedeliku ehk Freebase'i ning samuti ka nikotiinisoola. Ja tänu sellele kurgulaks on hästi tunda nii sissehingamisel kui välja puhumisel. Ja kõik need 3 on nikotiinisisaldusega 19 milligrammi. See on vähemalt minu jaoks selline väga mõnus kesktee, ehk siis ta ei ole väga kange, ei ole ka väga lahja. Kes võib-olla hakkas kartma, et issand 19 on ju päris palju, siis ärge muretsege. Selle e-sigaretiga see ei tundu kange, sest ta on nii pisike ja ta töötab väga madalatel võimsustel. Sellepärast ongi vaja natukene kangemat e-vedelikku, et nikotiinivajadus saaks rahuldatud. Aga räägime ka natukene siis spetsifikatsioonidest, andmetest. Laadimise aeg on ainult 35 minutit ja ühe laadimisega saab teha circa 250 mahvi ja ühe padruniga saab teha circa 400 mahvi. See muidugi täiesti oleneb, sest inimesed on erinevad. Mõni tõmbab rohkem, mõni vähem, mõni intensiivselt, mõni vähem intensiivselt. Nii et ärge neid väga tõhepähe võtke, kuid see on selline keskmine. Ühes padrunis on siis 1,2 milliliitrit e-vedelikku ning aku mahutavus on 320 milliamprit tunnis. Ja kuna Nicorex on selle toote ametlik distribuutor Eestis, siis kohe varsti saab neid osta ka kõikidest tanklatest, jaekettidest ja igalt poolt mujalt, samuti ka muidugi padruneid. Nii et kui sa tead kedagi, kes veel suitsetab, kui te ei ole veel e-sigareti proovinud, siis soovita talle AirScreami, sest see on nii lihtne kui võimalik ning see ei maksa sisuliselt mitte midagi. Teisalt aga, kui sa oled juba e-sigareti kasutaja, kuid sul tekib olukordi, kus midagi sükest kobakamat on ebamugav kaasa võtta, siis jällegi AirScream, mõnus pisike, väga kerge ja kaasa võtta. Aga andke kommentaarides teada, mida teie arvate sellistest pisikestest padrun e-sigaretidest. Ja muidugi, kui teile video meeldis, pange like, jagage teistele ka. Seniks aga vaadake meie vanu videosi, panen paar tükki siia kõrvale ka. Näeme järgmine kord. Tšau!